soovid sinna minna ja siis ta võib ära kanda. Laugunenud hästi aeglaselt. Tubli, väga hea. Et just plastiku tootmiseks kulub kaevandada maavarasid nagu naftat ja maagaas. Mis te arvate, kas nafta ja maagaas on vara, mis taastub või on ta taastumatu? Kes see arvab, et on taastumatu? Jah, teil on täiesti õige. Et on küll, et naftat ja maagaasi ei ole piiramatus koguses, nii et ta võib mingil hetkel minna ja otsa saada. Ja plastiku tootmiseks kulutatakse energiat ja vett ka. Mis te arvate, kas vesi on taastub või taastumatu energia? Kes arvab, et on taastub? Aga kes arvab, et on taastumatu? Ja tegelikult on teil mõlemal õigus. Sellepärast, et vesi kui selline arvatavasti nii pea otsa ei saa. Eriti kui räägitakse siin, et liustikud sulavad ja et igasugune vihm ju sajab meile taevast alla. Veekogud, meri aurab, kuigi on olemas ka meri, mis on täiesti ära auranud. Võib-olla teil on räägitud loodushoius sellest, et inimesed olid seal väga halvasti käitusid temaga, ehitasid tammid sinna, kuhu polnud vaja ja see meri sai nii-öelda uhka, et praegu on seal liivakõrg mere asemel. Aga niipea see vast ei juhtu. Aga teiselt poolt, kas te teate, kus on Ida-Virumaa? Mis linn on Ida-Virumaa? Kes teab mõnda linna sealt nimetada? Narva, mis vee sinna jääb? Kohtla-Järve jääb sinna, sealt on see Tatjana Mihhailovna pärit, see laulja, vast teate. Siis Ida-Virumaal on suured kaevandused ja Eesti Energia teeb sealt põlevkivi, et meie saaksime elektrit tarbida ja nemad toota. Ja praegusel hetkel on Ida-Virumaal juba tekkinud olukord, kus näiteks osadesse küladesse viiakse autotsisternidega puhast vett. Ma ei tea, kas te olete näinud, see oli Reporteris minu arust ka Pealtnägija näitas sellist klippi telekas, kus inimene võttis oma kaevust vett ja tõmbas tikust tuld ja see vesi põles. Olete näinud? Et vot see saaste oli juba nii suur, et selle veega ei saa enam pesu pesta, ei saa seda juua, ei saa seda süüa teha, et sinna tuleb juba puhast vett viia. Ja see tähendabki seda, et puhas vesi on defitsiit. Et kui ta läheb meil läbi selle saastatud maapinna, ega me ju ei joo ka vihmavett. Ja merevesi ei kõlba kindlasti juua. Et see läheb läbi maapinna ja jõuab põhjavette, aga kui see saaste jõuab ka juba nii sügavale maapinna sisse, et see jõuab ka koos veega sinna põhjavette, siis see põhjavesi tähendabki seda, et kaevuvesi on meil saastatud ja isegi näete võib põleda, kuigi vesi ju tegelikult ei võiks põleda. Nii et mõlemad teil oli õigus. Nii neil, kes ütlesid jah, kui neil, kes ütlesid ei. Ja plastiku tootmise tulemusena tekitatakse õhusaastet ja heitvett. Just seesama, millest me rääksime. Vahest tunnete kindlasti siin linnas ka, et õhk on selline halb, et pole nagu midagi hingata. Olete tundnud? Vot, see on siis heitvsaaste. Ja plastik looduses, täiesti õige. Neid söövad erinevad loomad. Ja miks nad siis söövad? Üks põhjus on selles, et näiteks on teada, et maailma meres, mina kasutan ookeani kohta mõistet maailma meri, siis ookeanis on olemas juba prügisaared. Ja on ka teada selline asi, et planktonid, kas te teate, mis asi on plankton? Väiksed mere sellised organismid, mida siis kõik loomad söövad, on teada, et kile saastet on meres 6 korda rohkem kui planktonit. Kujutate ette, 6 korda rohkem. Ja siis võibki olla, et kuna loomad on kohastunud ka nägema teatud asju, nii nagu meie oleme kohastunud teatud asju nägema, siis võib-olla see kilekott ulpis seal vee peal ja ta pidas seda näiteks meduusiks. Täpselt sama kujuga ju. Paistab läbi, õlju täpselt vee peal ja nii võibki juhtuda, et ta neelab selle alla ja näete, mis siis tulemus on. Hea on, kui ta ära ei lämbu, hea on, kui kõht sellest valutama ei hakka ja kui tagant midagi välja tuleb. Et momendil võib see naljakas küll tunduda, aga kui te olete ise kõhuvalu tundnud, siis te teate, mis see on. Et on olemas ka näiteks üks väga tuntud pilt,
kus üks väike kilpkonn on ujunud kunagi läbi ühe plastikrõnga, mis on tema külge jäänud, mida ta ei ole ära saanud. Nüüd on temast kasvanud suur merekilpkonn ja tegelikult ta näeb välja nagu sipelgas, sest see võru on ümber tema endiselt ja tema keskkoht on täiesti moondunud. Kahjuks ma ei leidnud tunni alguses, nii oli vähe aega, ma ei saanud praegu leida seda pilti kätte. Aga noh, ma arvan, et ise leiate selle pildi ülesse. Ja kui te lööte sisse näiteks loodusfoto 2012, siis seal on üks loodusfoto, mis on saanud, ma ei mäleta, kas oli esimene, teine või kolmas koht, kus üks kilpkonn on ära söönud kalameeste võrgu alla neelanud. Kus see kalameeste võrk tal nii-öelda on ja kuidas see edasi tuleb. Aga samas mõelge ise, et kalameeste võrgud on ka plastikust tänapäeval juba. Nii et selline hirmus asi. Siis siin on üks lind. Teadlased leidsid selle linnu rannast ja nad tahtsid teada võtta suleproove ornitoloogid, et näha, milline on saastatus, milline on olukord, mida ta sööb, igasugused kalad, mis ta kõhus siis on ja mida nad siis tegelikult avastasid. Näete, seal see sinine on mingi kork, seal on mingisugune pudel või ampull, seal on mingid kilekoti räbalad, et kajakad minu arust on ka need linnud, nagu te ise ütlesite, et nad võivad kilekotid katki teha ja siis absoluutselt kõike süüa. Et kuidagi kummane, et kajakad on juba siin Tallinnas nii-öelda täiesti maismaa linnud. Aga võt sellise linnu siis leidsid teadlased. Ja see tema organismis loomulikult